Unusta Suessi kanal ja vanad laevateed. Praegu joonistatakse ülemaailmsel kaardil uut kaubanduskoridori ja see kulgeb otse siit läbi. See on Haifa laht. Ja kui mõned ambitsioonikad kohalikud juhid oma tahtmise saavad, saab sellest rannikust üks strateegiliselt tähtsamaid maa-alasid planeedil. Ja need juhid, nad kõik on täna siin ruumis. 53 kohalikku omavalitsust allkirjastavad ühise harta, millega ametlikult käivitatakse järgmine suur 53 linnaliit. Linnapead, volikogude juhid, piirkonnajuhid, alates Haifast läänes kuni Jordani oruni idas. See on esimene kord, kui midagi sellist tehakse Iisraelis. Ja põhjus, miks just praegu, ongi siin see suur lugu. Seda nimetatakse IMEC-iks, India, Lähis-Ida Euroopa majanduskoridoriks. Täiesti uus siididee, mis ühendab India läbi lahe riikide Iisraeli ja sealt otse Euroopasse. Eesmärk on vähendada kaubaveo aega Aasia ja Euroopa vahel 40% ning muuta Haifa sadam Euroopa idapoolseks väravaks. Ja just sellepärast otsustasid need 53 linna, et nad ei saa oodata, kuni keegi teine selle nende eest haarab. See on meie piirkonna jaoks ajalooline ja pidulik päev. See partnerlus loob võimalusi kõigile väiksematele omavalitsustele areneda nii majanduslikult kui ka sotsiaalselt. Toon teile näite Kiryat Yami linnast. Mida see tähendab sellise linna jaoks nagu meie oma? Meil on 52 000 elanikku ja 2,5 kilomeetrit Vahemere rannajoont. See algatus võimaldab meil täita oma linna visiooni, arendades turismi ja hotelle, et kõigil, kes siia äri tegema või investeerima tulevad, oleks koht, kus peatuda. Next Bay Alliance hõlmab 3 suurt omavalitsusklastrit põhjaosas, ulatudes Haifast kuni Iisraeli idapiirini Jordaaniaga. Nii et kui räägime IMEC-koridori arendamisest, siis need 53 linna annavad märku, et nad on aktiivsed partnerid selle kujundamisel, mida siia ehitatakse. Mitte lihtsalt pealtvaatajad. Noam, Beit Shean on kogu selle IMEC-koridori idapoolne värav. See asub otse Jordaani piiril. Mida tähendab tänane allkirjastamine sellise linna jaoks nagu sinu oma selles positsioonis ja milliseid võimalusi arvad, et see Beit Sheanile toob? Me asume strateegilises punktis, mis ühendab Jordani ja Iisraeli. Meie vaatenurgast on Beit Shean alati olnud ajalooline risttee, mille kaudu on liikunud kaubad, teave ja inimesed. Ma arvan, et nii Jordaania kui ka Iisrael mõistavad seda võimalust. Võimalus arendada õpilasvahetusprogramme, et noored saaksid tulla, üksteist tundma õppida ja et Beit Sheanist saaks rahvusvahelise kaubanduse keskus. Sellised algatused loovad sidemeid. Ja kui on ühine majandushuvi, eriti oluline huvi, siis loob see ka ühise sotsiaalse huvi. See on meie tulevik. Me peame selles osalema. Kõige selle all peitub suurem geopoliitiline lugu. Abrahami kokkulepped avasid ukse, et Iisrael saaks avalikult äri ajada Pärsia lahe riikidega. IMEC on sisuliselt selle suhte majanduslikuks muutumine. Sadamad, raudteed, puhas energia, tehnoloogia investeeringud liiguvad mõlemas suunas. See on normaliseerimine, kuid hinnasildiga. See on tõesti oluline, sest meil on valimised. Me peame olema valmis järgmiseks valitsuseks plaaniga, mille me kõik koos allkirjastame. Et nad ei saa lihtsalt seda koridori teha ja seda reklaamida mõtlemata elanike peale, sest me elame koos. Kõik omavalitsused, kõik usundid, juudid, kristlased, moslemid, araablased, druusid, tšerkessid. Nii et ma arvan, et olla lihtsalt IMEC-i idaväravas Iisraeli poole on suurepärane võimalus meil arendada turismi selles piirkonnas. Tänasel kohtumisel on palju lootust. Haifa linnapea saadab Iisraeli valitsusele selge sõnumi pärast seda, mida ta väidab olevat aastate pikkune põhjapiirkonna hooletusse jätmine. Ma ei usu Iisraeli riiki. Ma ei usu, et Iisraeli riik ärkab hommikul üles ja mõtleb põhjapiirkonna peale. Seda ei ole olemas. Mina isiklikult ei ole seda kogenud, ei rahuajal ega sõja ajal. Seetõttu peab igaüks siin olema valvas ja tagama, et asjad tehakse korralikult ja vastavalt meie vajadustele. See ei ole lihtne, sest põhjapiirkonna elanikkond väheneb, mitte ei kasva ja investeeringuid lihtsalt ei ole. Haifa on uhke, et saab olla osa sellest protsessist, kuid me oleme täielikult teadlikud sellest, mida see meilt nõuab. Järjekindlust ja kursis olemist. Oru-koridor on strateegiline võimalus parandada miljonite elanike elukvaliteeti. Tuhandeid aastaid oli see tsivilisatsioonide risttee.
Inimesed, kes täna sellele hartale alla kirjutavad, ütlevad teile, et imek ei ole midagi uut. See on midagi, mida mäletatakse. Aga liit, mis seda taotleb, see on uus. 53 linna, 1 hääl. Põhja-Iisrael ei oota, et teda avastataks. See on valmis. Haifa lahest Middle East näole, mina olen Natasha Kirotšuk.